No nii, mikrit ma kaasa ei võtnud, aga ma lähen nüüd jõekat püüdma, varustusest vist on näha ka. Ja ma sõidan tegelikult, mu rattal on nagu, rattaga lähen nagu näha on ju, aga mu rattal on käit katki. Ühe korra läks pooleks, ma lihtsalt kodus surusin tangidega kokku. Nüüd on teine sõit juba katkise ketiga. Kui midagi juhtub, tangid on kaasas. Keti parandusasi on ka kaasas mingi jüla. Aga sellega läheb kett lüli võrra väiksemaks siis ja ei pruugi ikka koos püsida. Oleks mul mingi jämedam, oleks mingi nael kaasas. Ma arvan, siis isegi saaks. Ja selle ma ei mõelnud. Pean leidma mingi naela, millega saaks parandada. Kes tunneb rattaketisüsteemi, siis teab, kuidas saaks naelaga teha. Kui mõte samasse punkti jookseb, aga liiga palju mela juba, et kohale jõuan või tee peal midagi on, siis näitab, aga jah, jõe äärde vaatab, kuidas olud on, kas üldse jõuab, jah. Ütlen ära siis ka, et otsas on mul RV Golden käsitöölant. Suured tänud sponsorile. Sellega saime oma elu esimese farelli, mis oli ka kohe mõõdus. Videost on näha. Oi. Ja seda ma usaldan kõige rohkem. See on ka kõige parem lant siin püüdmiseks vähemalt. Ikka üle oksa. Rittu on Shimano Sahara 2000, C2000 ja rittu on Shimano Katana Geofiber mingi värk on. Mis ta test oli, ma ei mäleta. Polegi kirjas. On küll 3–14 grammi. 183 sentimeetrit. Valikus oli ka teine, mis oli 1–11 grammi, kui ma õigesti mäletan. Aga otsustasin selle kasuks. Ja rulli kohta veel nii palju, et suure tänud toetajale, et rulli saatis mulle Amax Fishing mingi aeg, suht ammu juba. Üle aasta tagasi just. Ja suured tänud. Minge vaadake ise ka, millega ta tegeleb YouTube'is ja internetis ja uurige lähemalt, millega tegu. Toetajad tuleb toodata. Ja. No nii, ma olen siin teisel pool nüüd ja hakkan tagasi sinna tahapoole jalutama, et siis tagasi tulles püüda.
No nii, siin on veel isegi jää peal, kus see väike kopratamm on. Ma tulin natuke liiga kaugelt, mul oli meeles, et natuke kaugemale. Aga nad oskavad ikka jube hästi tammi ehitada. Ma ei tea, mitu korda seda on siit ära tiritud. Kõrval on ju hunnikud. Ja tamm on kogu aeg tagasi. Ja nendel on siin veetaseni kõrge. No nii, taaskord võtsin midagi huvitavat ja jälle liigub. Et mida sellist tegelased talvel külmaga väljas teevad, ma ei saa aru. Aga lähedalt on udune, pagan. Selle suumi ei ole ju. Aga noh, äge elukas. Pisike, tuleb sõrme otsa juurde. Võtta, näitab minu käsi ja tema. Jah. Aga siit pöörab tagasi, hakkab vaikselt tagasi liikuma. Viskame praegu sinna poole. Ma ei tea, kas ma täna lanti üldse vahetan, aga eks see sõltub sellest, et kuidas mul siin otsas nüüd tulemusega on, et kas mul tuleb midagi, mingit juttu või kedagi näen jälle kõõmas kuidagi siit palja silmaga. Siit muidu võib pöörlevaga täitsa proovida. Nii, nüüd on ikka väga sitasti. Vabandust väljenduse pärast, aga no nii on. Lõikasin praegu nööri läbi, sest ma ei viitsin seda seepundat haruta midagi arutsi lahti ja siis nüüd märkasin, et tuleb kohe landi vahetus. Viskasin keelepuru. Ja see on paha, see on väga paha. Õnneks tal oli lihtsam keel, et ma saan uue teha siia. Aga ikkagi ma ei usu, et ma sama tulemuse saan. Oi, see mulle ei meeldi. Kohe üldse ei meeldi. Aga tross tuleb ikka kätte saada. Koos selle lõksuga. Võtame trossi siit ära ja vahetame landi ära siis. Täitsa pekkis. Ühesõnaga. Nii, ma panin nüüd ajutasid korraks otsa selle plöta. Et proovib selle plötakaga. Lihtsalt huvi pärast. Et miks ma ta korraks panin, et ma ei soovi nagu, ma ei taha selle landiga enda jõekat ära hirmutada, aga haug peaks seda võtma ilusti. No keegi tuleb sealt, mingid inimesed on siin. Just siin, just praegu. Nii, mul läheb ajaliselt kiireks. Pimedaks hakkab minema. Ehk siis ma siit lõikan mingit osa ja ma ei olnud enne siit ühtegi jälge näinud, mis oleks sinna läinud, aga mul selle taga oli 2 noormeest vahepeal. Mul on veel päris pikk maa tagasi. Kaamerast on pilt palju valgem. Mul ei ole ühtegi lampi kaasa võetud peale telefoni. Ja ma pean saama tagasi. Natuke aega veel kajas. Mingi püsilas käis just liigu. No, kuulete. No nii. Mul on juba suht kott pime. Ma ei näe peaaegu mitte midagi. Aga vaatame, kas see pöörlevaga tuleb. Mis asi siin liikunud on? Nii suured jalaväljad. Mingi dinosaurus. Kas kopral on nii suured jäljed? Tuleb pikemaid viskeid ja nüüd ma ei saa aru isegi, kuhu ma viskan enam. Ma ei näe mitte midagi enam.
kala ei näe mul anti ka niikuinii. Ma ei näe, kuhu ma viskan. Ma ei saa mitte midagi aru, nüüd on riskimäng lihtsalt. Aga ööpüük on päris pull. Kurva! Tuli võttis ja see oli päriselt kala. Oligi, jah. Miks ma nii kaugele ronin iga kord? Kala on siin samas. Kurat, ära läks. Rabas. Aga ei võtnud korralikult. Nii äkki võtab uuesti. See sai konksu minu meelest. Nii. Ja oli. Jälle võttis. Jälle võttis. Ei, liiga pime on. Ühesõnaga, ma teen siit otsast veel mingid visked, aga no nii, minu jaoks liiga pime. Ma ei näe, mis ma teen. Ja selles osas enam ei ole nii palju seda kala. Kuigi on ka, aga siit on mul vähem tulnud. Et ma olen peaaegu tagasi. Lähen kiiremas tempos tagasi, sõidan koju ja teinekord tulen päevalt siis korralikult. Lihtsalt miks ma varem ei tulnud oli see, et ma tahtsin hakata videotega tegelema, aga mul oli jälle tekkis väike probleem ja jätsin ära. Vaatasin mingi YouTube'i video vahepeal ära ja siis panin asjad kokku ja hakkasin tulema peale 3 alles või peale 3 või? Natuke enne 3 või minu meelest peale 3. Et nüüd on, ma ei teagi, mis nüüd kell on. Mul käekellal on nagu tühi telefoni ja ma ei viitsi vaadata. Et ma lähen siit tagasi, ma enam ei püüa ja koju. Subscribe, like, comment, share ja me näeme järgmises videos. Siit ei tulnud täna midagi. Pime. Issand, kui palju valgem kaamerast on ikka. Kurat, kaamerast on ikka kõik näha. Ma ise ei näe midagi peaaegu enam.